Just try to relax. Okay. Erinevate küsitlusuuringute andmed otsustavad üheselt, et patsientideks järgi nõuab teist elanikest ülekaalus pöördunud värske 2024. aasta kevadel toimunud täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring. Andmete põhjal oli 16 kuni 64 kasvanud ülekaalus 52%, kuigi ülekaalu levimus tervikuna ei ole võrreldes 2020. aastaga muutunud, on veidi suurenenud liigse kehakaaluga meeste. Meestest oli 2024. aastal ülekaalus 43,9% ja naistest 26,9%. Rasvud kestavad 18,6 ja 18,4. See teeb meeste kehakaal endiselt muret. Ootuspäraselt kasvab kehakaal koos vanusega võrreldes uuringuid 2024-2014 aasta andmeid vanuserühmade kaupa on märgata sooliselt eristuvaid muutusi ülekaalu, rasvumise levimuses. Ülekaalu või rasvunud meeste osakaal vähemalt 45-aastaste seas on märgatavalt suurenenud võrreldes 2014. aastaga, kuid naiste samade vanuserühmades ning ka 35–34-aastastel on liigse kehakaalu levimus vähenenud. Nooremates vanuserühmades 16–34 naiste seas aga on ülekaalu ja rasvumise levimus märgatavalt suurenenud. Ühe võimalusena liigse kehakaalu hindamiseks saab võrrelda inimese enda öeldud kehakaalu ja selle kaalu, mis vastaks tema pikkusele normaalkaalu ülempiiri järgi. See erinevus aitab hinnata, kui palju kaal ületab tervisliku vahemiku piiri. Keskmiselt on Eesti 16–64-aastatel meestel 6,2 ning naistel 2,2 lisakilo, kuid veel 2014. aastal oli lisakilosid vastavalt 4,4 ja 1,6. Märgatav muutus ilmneb ka vanuserühmade võrdluses ning 10 aasta võrdlusandmed näitavad probleemi süvenemist, vaatamata sellele, et ülekaaluliste rühmas lisakilode arv muutunud ei ole. On rasvutel näitaja suurenenud 27,4 kilolt 29,3. Tuleb aga arvestada, et KMI ei mõõda keharasvkoe kogust ega selle jaotust ja ühtlustel põhineva pikkuse ning kehakaalu andmetes võib esineda vastamisnihe.
sotsiaalmaksu laekumise kaotusega ulatub aastane kogukulu riigile 124,7 miljoni euroni. Vigastused võivad tekkida tahtmatult või tekitatud tahtlikult enesele või teistele suunatud vägivalla tagajärjel. Stress on organismi seisund, mis aitab reageerida pingutust nõudvale uuele olukorrale. Psühholoogiline stress jaguneb järgmiseks 4 alakategooriaks: emotsionaalne, kognitiivne, tajutud ja psühhosotsiaalne stress. Stressiga kaasnevad biokeemilised, füsioloogilised ja käitumuslikud muutused, mis on suunatud stressi tekitanud sündmuse muutumisele. Stress on igapäevaelu lahutamatu osa, mis aitab paljudes olukordades paremini toime tulla. Stressi võivad tekitada ka olemusel positiivsed sündmused. Pidev ja pikaajaline stress aga muutub kehale koormavaks ja kahjulikuks. Tekivad stressiga toimetuleku raskused, mis omakorda toovad kaasa elukvaliteedi halvenemise ning soodustavad kehaliste ja vaimse tervise häirete väljakujunemist. Maailmas on umbes 800 miljonit diabeetikut, kellest vaid pooled saavad vastavat ravi. Teatavasti saab diabeeti diagnoosida esmatasandi arstiabis, millele järgneb ka nõustamine ja ravi, et vältida hilisemaid komplikatsioone. Paljudes riikides on diabeedi levimus 30 aasta jooksul kasvanud, kuid ravi saanute levimus riigiti on väga erinev. Üsna hea on see arenenud riikides ja puudulik arenguriikides. Diabeedi levimuse suurenemine on korrelatsioonis kehakaalu tõusuga. Eestis oli 2022. aastal diabeedi diagnoosiga naisi 80 000, mehi 52 000. Viimase 30 aasta jooksul on diabeedi diagnoosi saanud osakaal elanikkonnast tõusnud ligi 5% ja mõjutab 9% naistest ning 8% meestest. Ravi said 2022. aastal naistest 52% ja ravikaetus suurenes 30 aasta jooksul 23%. Meestel olid vaatavad näitajad 53% ja ravikaetuse suurenemine umbes 25%. Osteoartriit, mis on üks levinumaid lihasluukonna haigusi, põhjustab liigeste kulumist ja valu, mõjutades eriti põlvi, puusasid ja käsi. WHO andmetel on alates 90. aastatest maailma osteoartriidi esinemissagedus suurenenud 113%. Osteoartriit on lihasluukonna haiguste seas üks peamisi tervisekaotuse põhjustajaid. Osteoartriit esineb sagedamini vanameelestel inimestel, umbes 70%.
viimastel aastatel teinud märkimisväärseid edusamme, kuid seisab endiselt silmitsi mitme probleemiga. Näiteks tervishoiusüsteemi põhieesmärk tagada rahva hea tervis, mida saab mõõta oodatav eluea ja elukvaliteedi tõusu kaudu. Tervishoiusüsteemide tõususe tagamiseks on oluline, et tervishoiuteenused oleksid kvaliteetselt kättesaadavad kogu elanikkonnale ja patsiendikesksed. Eesti tervishoiusüsteem on tsentraliseeritud ja põhineb kohustuslikul ning solidaarsel ravikindlustusel ehk kõik sotsiaalmaksumaksjad annavad oma osa riigi ravikindlustussüsteemi. Eesti tervishoiusüsteemi rahastatakse seega suuresti tööjõumaksude kaudu, kuigi riigi rahastus on järjest olulisem. Aastal 2021 moodustasid riiklikud eraldised, välja arvatud COVID-19 seotud ülekanded, 7,4% tervishoiukuludest. Ravikindlustuse seaduse järgi on kindlustuskaitse tagatud kuni 19-aastasele riiklikku pensioni saavatele ja töötavatele sotsiaalmaksu tasuvatele inimestele, samuti enamikule õppuritele ning lapseootel naistele. Vältimatu arstiabi on tagatud ka kindlustuseta inimestele, lastele ja noortele on lisaks muudele tervishoiuteenustele tagatud ka hambaravi. Täiskasvanud ravikindlustustele on tagatud tervishoiuteenused vajaduse alusel, välja arvatud hambaravi, mis on osaliselt hüvitatud. Aastal 2023 oli ravikindlustusega hõlmatud 94% Eesti elanikkonnast, sealhulgas 93% meestest ja 96% naistest. Viimase 10 aasta jooksul on ravikindlustatud inimeste osakaal suurenenud 3 protsendipunkti võrra, peamiselt meeste ravikindlustuskaitsega kaetud suurenemise tõttu. Naiste hulgas on ravikindlustusete osakaal kogu rahvastikul püsinud stabiilsena vahemikus 94–96. Eestis aga on hinnanguliselt umbes 120 000 inimest, kellel puudub püsiv või osaline ravikindlustus, mis tähendab, et tervisemurede korral on nende ligipääs tervishoiuteenustele piiratud. Abi võib hilineda hiljem ka aastate suuremad ravikulud. Tervisekassa koondab suuremat osa avalikest tervishoiu rahastamisvahenditest, vastutab tervishoiuteenuste osutamise eest. Tervishoiupoliitika kujundamise
Viimase aastakümne jooksul on Eestis investeeritud märkimisväärselt moodsate diagnostikaseadmete ja tehnoloogia kasutusele võtmiseks. Tänapäeval on tervishoiusüsteemis olulised just seadmed ja tehnoloogia, mille abil saavad tervishoiutöötajad terviseprobleeme paremini tuvastada ja diagnoosida. Need aga on oluline kuluallikas, eriti kui seadmete kasutatakse ülemääraselt või tehakse tarbetuid uuringuid. Enesehinnanguliselt oli katmata ravivajadus Eestis 2002. aastal 9% ja 2023. aastal lausa 13% rahvastikust. Euroopa Liidus hõlmab katmata ravivajadus keskmiselt 2–3% elanikkonnast. Elanikud, kellele jäävad
eest hoolitsemine